Vahetult enne jaanipäeva sai Kaitsevägi juurde 42 noorem seersanti, kellest lõviosa ehk 38 moodustasid peamiselt Kalevi jalaväepataljoni ajateenijad. Selleks, et noored mehed ja neiud endale Haapsalu piiskopi linnuses noorem allohvitseri auastme tunnused peale saaksid, pidid nad eelmise nädala reedest pühapäevani Läänemaal kokku läbima 145 kilomeetrit. Rännaku marsruudil ootas sõdureid ees 11 kontrollpunkti, mille läbimiseks pidid noorem allohvitseri kandidaadid tõestama nii oma taktikalisi kui meeskondlikke oskusi. Lisaks tavapärastele ülesannetele nagu haavatu evakueerimine, orienteerumine ja side loomine pidid noorem seersandiks pürgijad demonstreerima ka oma oraatorivõimeid. 1-5 jagu. Täna räägime teile natukene Isamaast. Viimase pingutusena ootas noormehi ja neidusid ees kombinatsioon erinevatest veetakistustest. Alustuseks umbati juunikuises merevees, millele järgnes roomamine mudases kraavis. Et mudaliiga kauaks mundrile püsima jääks, ületati köie abil viimase veetakistusena lähedal asuv tiik. Kõige lõpuks tuli võitletel ümber ladustada valesse kohta laotud palgikoorem. Järgmisel kuul ootab enamiku kursuse läbinud ajateenijaid aga hoopiski suurem väljakutse, sest just need Kalevi noorem allohvitserid hakkavad koos tegevväelastega välja õpetama juulikutsega saabunud ajateenijaid.